Tere külma kolmapäeva õhtut kõigile. Teadmiste tee jälle teiega. Ja tere Ingvar, rõõm sind taas näha. Tere Kristjan ja tere vaatajad, kuulajad. Me oleme teemadega nüüd jõudnud sellisele natukene võib-olla keerulisemale mängumaale, vähemalt minu jaoks. Täna on meil pealkiri Sidatantra. Et ütled tavainimesele sõna tantra, siis tavaliselt põhjustab kas punastamist või itsitamist. Mis värk sellega on? Tead, sellega on see värk, et see, mida tantraks nimetatakse, ei ole tegelikult tantra. Aga ta on sellise põneva nimega, tantra, ja siis see tõmbab inimesi oma probleeme lahendama. Sidatantra ei ole raudselt see tantra, mis paneb punastama. Nii et seksiga pole see mingit pistmist? Ei ole. Muidugi kaotasime võib-olla pooled vaatajad nüüd, aga... No mis siis teha, aga äkki on neil ka vaja teada, mis see tantra tegelikult on, eks ole. Ja mis ta siis tegelikult on? Nii lihtsalt küsidki või? No, ma võin ka proovida keerulisemat, aga katsutame lihtsamalt alguses, jah? Tantra on see, mis järgneb peale joogat. Tantra on protsess, mis algab tõelise mina teadmisest või olemisest ja selle tundmaõppimisest, selle nii-öelda jutumärkides puhastamisest ja kõikidest igasugustest lisanditest, mille tulemusel jääb siis puhas teadvus. Ja nüüd see puhas teadvus nüüd on suhtes meie mõtetega, emotsioonidega, füüsilise kehaga, korrastab mõtlemist, emotsioone ja kehas toimuvaid protsesse. Ehk see on protsess ülevalt alla. Nii et teadvuse kaudu puhastatakse kõik need iseseisvalt töötavad protsessid, iseseisva mõtlemine, emotsioonid, automatismid välja sellisele tasemele, kus nad muutuvad teadvusega sarnaseks. Ehk nende toimimine on alati kooskõlas teadvusega. See on tantra, sidatantra. Kas jooga ei tegele sama asjaga siis? Tead, joogas on nii mitu erinevat liiki ja jooga mõiste on kuidagi väga selline tänapäeval väga laiali valguv, eks ole. Alates võimlemisest või siis jooga harjutustest kuni siis meditatsioonini ja ma ei tea, mis asjadeni veel. Jooga tähendab ühinemist sõna otseses mõttes. Ja küsimus on selles, et aga millega toimub ühinemine? Esimene kõige lihtsam vastus on, et ühinemine toimub iseendaga, tõelise minaga, ehk selle avastamisega. Ja kui see osa on tehtud, on jooga oma eesmärgi saavutanud. Ükskõik, kas tehakse hatha jooga, tehakse pranajamasid, mantraid või ükskõik missugust jooga liiki, siin lõpeb ära jooga. Ja siit hakkab peale nüüd tantra, sidatantra. See on võib-olla mõne inimese jaoks, kes on aastaid joogaga tegelenud ja arvanud, et jõuab sihtpunktini olla väike pettumus või, et tuleb veel pikk tee ette võtta. Tead, kui küsida enda käest, aga kes see siis pettub? Ja siis tuleb välja, et pettub tegelikult ego. See automaatne osa. Ja see juba näitab seda, et jooga ei ole kandnud vilja. Sest kui jooga on toonud tõelise mina juurde, siis siin pettumust tegelikult ei toimu. Nii et siin võiks isegi mõelda, et äkki on vaja joogasüsteemis midagi praktiseerijale muuta, et see jooga nagu viiks õige eesmärgini. No, sa ise oled ju ka joogaõpetaja vähemalt aastaid olnud, eks ole, ja kas sa nüüd oled Kriya jooga. Okei, teeme selle vahe ka veel selgeks. Jooga versus kriya jooga. Jaa. Kui võtta lihtsalt üks sõna jooga, mis tähendab siis ühinemist, siis siin all on või ees on tavaliselt mingisugune epiteet, mingisugune sõna, mis ütleb, et see jooga ja too jooga ja bhakti jooga ja kriya jooga ja ma ei tea, mis joogad siin veel, eks ole, mantra jooga ja nii edasi. Siis tegelikult see esimene sõna näitab, et millega siis antud praktiseerija tegeleb. Ehk millise meetodi kaudu ta läheneb siis tõelisele minale. Mis on see viis siis, eks? Need viis on rohkem kui üks, eks ole. Nüüd kui kriya joogast rääkida, siis kriya jooga
on tegevuse põhine jooga. See, no võiks mõelda, et me tegeleme ja tegevused on igal pool, nagu nad on, eks ole, aga siin on väikene eripära kriia jooga puhul. Ehk kriia joogal on olemas erinevaid astmeid. See tähendab, et see kriia jooga võib süveneda. Esimene aste on selline kõige lihtsam, kõige primitiivsem, kus siis õpilane kuuleb, teeb järgi, saab endale mõistusest instruktsiooni, teeb kõiki neid kriia jooga harjutusi, praktiseerib neid ja kasutab selle enda juhtiva jõuna siis mõistust, mõtet, siis tahet, siis vajadust ilmselt teha need praktikaid ja siis ta teeb neid praktikaid. Ta isegi ei tea päriselt võib-olla, mille jaoks ta teeb, aga ta on kuulnud, et need on head. Teine aste, mis on süvenenud aste, on selline, kus inimene, kes praktiseerib kriia joogat, hakkab nagu tähele panema. Et kui ta teeb mingisuguseid praktikaid, siis toimub näiteks rahunemine või mingid energiad hakkavad liikuma, sest sealt tõstetakse palju energiaid, rahustatakse närvisüsteemi ja kõike muud sellist, eks ole. Ta hakkab tähele panema, ehk välja hakkab ilmuma teadvuse aspekt, teadvustamine. Kolmas etapp võib olla selline, kus siis inimene avastab, mis asi on taotluse jõud. Ja ta lisab kriiale ehk teadlikule tegevusele taotluse jõud. Ehk ta suudab siis suunata siis neid tehnikaid teadlikult selleks, et saavutada mingisuguseid eesmärke. Neljas aste on selline, kus kriiat enam ei tehta kriiana. Ehk neljanda astme puhul lahustub ära see, kes juhib protsessi. Ja see on Siddha Tantra. Nii et kriia jooga on väga oluline algetappides, aidata siis järk-järgult läbida siis erinevaid muutuseid, kuid lõpuks muutub siis Siddha Tantra loomulikuks osaks, kus ta enam isegi ei ole mitte kriia jooga. Aga sa ise oled sa nüüd siis jätkuvalt joogaõpetaja või joogaõpetaja pluss tantraõpetaja? Ma olen lihtsalt keegi, kes räägib sinuga juttu siin. Ma ei nimeta ennast üldse õpetajaks. Teised pöörduvad minu poole, et õpetaja. Aga noh, mina ei tea, ma ei tunne, et ma olen õpetaja. Ja see oleks võib-olla nagu, see oleks üks väga kena selline ego ilming. Tunneksin ennast õpetajana. Aga ma ei tunne. Kuidas see protsess sinu enda jaoks välja nägi? Sa praegu ütlesid selle niimoodi ilusasti astmetena lahti, et kas sinu jaoks oli kohe algusest peale selge, et kuhu see välja jõuab või oled sa ise ka niimoodi järk-järgult? Sa mõtled päris algust, kui ma hakkasin kriia joogat õpetama või? No näiteks jah, et kas sa siis teadsid ka, et ühel päeval on siis Siddha Tantra see, mida sa... Ei, ma päris ei teadnud seda ausalt öeldes. Kui ma alustasin kriia jooga õppimist, siis mul oli massiivselt küsimusi. See tähendab, et see teadvustamise ja eristamise osa oli mul juba olemas, mis tavaliselt kujuneb välja kriia joogat praktiseerides alles mingis etapis. Aga et ma vastuseid ei saanud, eks ole, nendest tehnoloogiatest, siis tuli neid hakata ise nagu uurima, puurima ja teadvustama, mis kuulub tegelikult selle protsessi osa juurde ja lahutamatult, sest sa saad teada, kuidas see kriia tehnoloogia töötab. Ja selle kaudu siis saad esile kutsudes erinevaid muutusi, stabiliseerimist, energia püsivust, fookuse püsivust ja nii edasi, eks ole, see on kõik väga head tehnoloogiad, eks ole. Aga jah, see küsimus mul oli kogu aeg, aga miks nad on sellised tehnoloogiad, sest mulle neid õpetada ei rääkinud mitte keegi, mitte midagi sellest. Need tuli kõik ise avastada. Ja siis kõik need satsangid, mis meil olid siin läbi aastate, siis ma jagasin neid oma arusaamisid siis nii-öelda õpilastele, kes tulid siis satsangile, selleks, et nad saaksid ka teada. Ja niimoodi me siis koos arenesime edasi. Ja kriia jooga siis mingil hetkel lõppes ära ja tuli vaadata midagi asemele ja asemele tuli Siddha Tantra. Aga need protsessid, mis vahepeal nagu toimusid või olid,
olid kaunis segased, aga see oli üleminekuperiood, nüüd ma võin rääkida sellest, sest nüüd ma saan aru sellest, mis oli vajalik selleks, et jõuda Siddha Tantra juurde. Ehk astuda samm kriia joogast, tavalisest kriia joogast, nagu seda õpetatakse ja praktiseeritakse edasi. Sinna, kus kriia jooga tegelikult omandab oma tõelise naturaalse voolavuse. Nii et see on Siddha Tantra nagu põhjus, miks ma täna õpetan seda. Kas see on, kui nii võib küsida, selline asi, mis on kättesaadav siis vähestele või? Et kui näiteks ma panen Google'i otsingusse kriia jooga, siis sealt tuleb tohutult vastuseid, kui ma panen sinna Siddha Tantra, siis tuleb palju vähem asjalikku juttu. Ja. Tead, kui sa paned kriia jooga sisse ja saad tohutult vasteid, see on nagu, ta on hästi populaarne, sest kriia joogast on tehtud selline kultusjooga. Yogananda oma raamatus Yogi autobiograafia on kirjutanud sellest, aga inimestele see müstika nagu meeldib. Ja kriia jooga on siis selline müstiline nii-öelda jooga tehnoloogia, kuhu on kaasatud siis Babaji Nagaraj ehk kriia Babaji, eks ole. Ja talle on antud igasugused müstilisi omadusi isikuna ja nii edasi. Ja see inimesi väga tõmbab. Aga see kõik on nagu mentaalne protsess. Ehk inimesed tahavad saavutada tõenäoliselt mingisugused samasuguseid saavutusi nagu Babaji, eks ole, kriia Babaji. Aga seni, kuni nad juhinduvad enda mentaalsusest või oma egost, ehk kui teadvus ei ole veel lahustunud ja see isik ei ole ära kadunud, siis see on kõik ainult mõistuse mäng. Ja sellega ei jõuta tegelikult selle tasemele välja. Nii et mõningane selline müstifikatsioon on inimestele väga põnev ja nad on nõus pingutama, et seda teha, lootuses, et nad jõuavad kuhugi väga kõrgel tasemele. Aga siin on ka takistused. Näiteks? No need samad ego on peamine. Ehk selleks, et minna kriia jooga algastmetest edasi, on vaja kedagi, kes vähemalt näitaks sulle, milline on järgmine samm. Aga kui seda ei ole, siis sa isegi ei kujuta ette, et selline samm on olemas. Sellest ei tea seda. Ja siis saad toppama sinna. Siddha Tantra kohta tõesti leiab väga vähe informatsiooni. Ja kui leiab, siis kui vaadata, mida nad teevad seal, siis mul tundub, et see nimi Siddha Tantra on lihtsalt laenatud, et teha asi põnevamaks, sest see sisu ei vasta tegelikult sellele liinile, eks ole. Ja ma ei tea, kas ta on salajane, raudselt on olnud salajane. Kas ta on lõppmäng või nagu lõpusammud nii-öelda meie evolutsioonis ilmtingimata on, jah, on küll. Kas see on kõigile? Kindlasti mitte, sest ta vajab väga head ettevalmistust ja selle tasemel on vaja kasvada, seda ei saa võtta kohe. Ja Marta on unikaalne, ta ei ole kõikide jaoks. Aga tänu selle, et me seda praktiseerime siin mõnda aega, eks ole, siis on väga palju sellest teada ja on ka väga palju nii-öelda juhendust, kuidas seda kasutada, õigesti kasutada. Sest kui inimene korrastab oma teadvuse, korrastamine tähendab, vabastab ta erinevatest läbielamistest ehk kaasaminemistest, siis tegelikult korrastub ka inimese mõtlemine, korrastuvad inimese emotsioonid, tema füüsiline keha korrastub, tema tegevused korrastuvad, ehk kõik muutub teadvuse keskseks ja korrastub iseenesest. Sest teadvus on kogu, mitte ainult inimese, vaid kogu universumi olemasolu algpõhjus. Nii et see on ses mõttes väga unikaalne tee ja väga kaugel igasugustest arvamustest ja kriitikast ja kõigest sellest, kuhu inimese mõistus nii-öelda mentaalsus küündib. No sa mainisid ka, et joogaliine on maailmas palju, et kas need teised liinid ka toovad või viivad samasse kohta välja või on siis Siddha Tantra eelduseks ikkagi kriia jooga tee läbimine?
Sida tähendab, see sõna iseenesest tähendab täiuslikkust. Sidid ehk ülivõimed on täiuslikkuse kõrvalproduktid. Täiuslikkus on ainult üks ainus. Neid ei ole mitu ja erinevat. Ja kõik, kes kasutavad neid tehnoloogiaid, neid teadmiseid, mis võimaldavad jõuda täiuslikkuseni, viivad kõik ühte kohta. Sa ütlesid ka, et hästi oluline on, et keegi näiteks teed, et kas see on siis selline õpetus, mida ise avastada on siis väga raske, kui mitte öelda võimatu, et see eeldab ikkagi sellist guru või õpetaja juuresolu. Kindlasti see vajab seda, sest see on liiniõpetus. Liiniõpetus tähendab seda, et see kuskilt tuleb kaugelt minevikust ja see teadmine antakse edasi põlvest põlve. Vaata, ilma õpetajate on siin peaaegu võimatu seda käia, sellepärast et õpilasel jäävad mõned olulised nüansid, mõned olulised nähtused, millega ta puutub kokku kahe silma vahele. Ta lihtsalt ei märka neid, ei pööra tähelepanu. Ja kui seda ei juhtu, siis peab keegi näitama seda. Ja siis, kui õpilane võtab sellest kinni, saab ta uuesti teada. Saab uue teadmise, see on see. Ja Sida tantra vajab väga head ettevalmistust. Seda ei ole võimalik praktiseerida, kui automatisme on tohutult palju peal, eks ole, kogu aeg elad mõtetes, emotsioonides, reageeringutes ja nii edasi. Nii et vähemalt teadvel oleku stabiilsus peab olema nagu algselt nagu olemas. Siit saab edasi minna. Mis need peamised takistused siis on, et ka inimesele, kes võib-olla on, eks ole, juba praktiseeriv jooga teel käia, aga sa ütled, et ikkagi on mingid kohad, mida õpetaja peab kätte näitama? Tead, neid takistusi on igasuguseid. Joogat võib teha 10 aastaid ja takistustega. Sõna otseses mõttes. Ületamata neid, sest ei tea, milline on järgmine samm. Lihtsalt ei ole teada, sest keegi pole näidanud, pole öelnud. Nii et siin ei sõltu tegelikult see üldsegi ajast, kui kaua on inimene praktiseerinud ja kas ta on valmis tulema Sida tantra juurde. See sõltub inimese teadvuse arengust. Et teadvel inimene võiks nagu veel hetkel ise hakata märkama, et siin on mul mingi takistus. Teadlik inimene jah, just nimelt märkab ja kui ta ei oska märgata, siis on vaja natuke näpuga näidata ja siis ta märkab. Sest see, mida me ei tea, seda me ei tea. Ja siin on vaja kedagi, kes nagu näitab neid asju kätte, sest vastasel juhul me ei avastagi neid asju. Nii et ilma juhenduseta on siin keeruline tõepoolest. Sa ütlesid enne, kui sa neid samme ilusti kirjeldasid, et see viimane samm on siis see, kui seal on kriiasid ei tehtagi, eks ole. Ja. Mida seal siis tehakse? On olemas selline loodusnähtus, mida nimetatakse kriia shakti. See on tegutsemise jõud. On olemas seal itsa shakti ja jnana shakti. Jnana shakti on siis teadmise jõud ja itsa shakti on siis taotluse jõud. Kui teadmise jõud hakkab juhtima tegevust, ehk ma tean ja nüüd ma teen selle järgi, siis see ei ole veel Sida tantra kriia jooga. See on veel kriia jooga, aga väga kõrgel tasemel. Itsa shakti on tahtejõud. Ehk kui inimene kasutab teadmist, taotluse jõudu, tahtejõudu ja kõik see käib vaikuses ja teostab midagi, see on kriia jooga. Kuid kui inimese mina on need laustunud, ehk seda, kes juhib protsessi ei ole, sellesse on ära laustunud taotluse jõud, sellesse on ära laustunud tahtejõud ja inimene, ehk see teadvel olev inimene
kasutab voolavalt kriia ehk tegevuse jõudu, mis sünnib teadvusest enesest, siis on kõik kooskõlas. Ehk selline inimene tegutseb alati õigesti, sest ta on kooskõlas loodusjõududega, mis toimuvad selle tasemel. No läks keeruliseks natuke vist, vaatan su näkku. Natuke läks jah, aga ega selliseid asju vist ongi keeruline kirjeldada, aga no minu arust ma kirjeldasin päris täpselt välja. aga kui palju selliseid inimesi on, kes on sellele tasemele jõudnud? No kust mina tean seda? Noh, sa esitad selliseid küsimusi, nagu ma oleks mingi statist, eks ole, kes vaatab ringi ja... Oled kohanud mujal kui peeglis? Ma peeglis. Olen. Okay. Mis siis inimese elus muutub, kui ta sellele tasemele jõuab? Mis muutub? Kui muutub? Ja muutub. Väga palju muutub. Vaata, kui vaadata, kuidas loodus toimib, siis me saame fragmendi siit, fragmendi sealt. Korraks, hetkeks. Ja siis tuleb selle asemele mingi automatism. Ehk mõte juhib, emotsioon juhib ja nii edasi, eks ole. See on see tavaline elu, mida me elame. Mis siis muutub? Muutub see, et sa oled üheaegselt nii pilved, kui ka vihm, kui ka maapind, kui ka taevas, ehk kõik moodustab terviku. Selline erinevus on. Ehk see väikene mina, ego keskne mina, kes tegutseb maailmas, võtab oma olemasolu eest, oma leivapalukese eest ja nii edasi, see kaob ära lihtsalt aja jooksul ja selle asemel tuleb siis see, kes käib või on praktiliselt loodusega samas. Isegi mitte rütmis, vaid ongi samane. Aga igapäevaelust ta ikka tõuseb hommikul üles, peseb hambad, paneb püksid jalga. Muidugi. Ja on samal ajal pilv ja vihm. Jah. Ja Napoleon. Napoleon ei ole. Napoleon pole. Napoleon kuulub rohkem ego juurde, sest siin ei toimu enese identifitseerimist enam, see on kadunud. Ma tahan rõhutada seda, et kui inimene keeldub enese identifitseerimisest, siis ta ikkagi omab identiteeti. Aga kui see on kadunud, siis seda lihtsalt ei ole. Ja seda ei saa kujutleda. Seda lihtsalt pole. Et me nende õpetuste hierarhias, mida siis Lilleorus antakse ja praktiseeritakse, võiks siis olla nii, et on practical consciousness, siis on jooga, siis on sidatantra. Ma ütleks niimoodi, et on practical consciousness, siis on Patanjali jooga suutrad, mis õpetavad inimesele, mis tema sees toimub, eks ole. Siis on meil 9 šakti pühendus, mis on sidatantra osa. Ja siis on meil muid asju siin ka ju veel igasugused erinevad navaratrid ja siis meil tempel. Tempel on meil teadvuse telje keskne. Ja õpetused on ka teadvuse telje kesksed. Siis need erinevad tuletseremooniad on teadvuse telje kesksed. Ehk meil on siin kõik tegevused põhimõtteliselt teadvuse kesksed. See ei tähenda, et kõik peavad kinni, sellest või üldse saavad aru, mis see siis on, aga põhimõtteliselt on see nii. Aga teadvuse telg tähendab seda, et teadvus on number 1. No me oleme praktiseerinud siin teadvuse kasutust, tundma õppimist, avastamist ja kõike seda, mis juurde kuulub, väga pikki aastaid. Ja see on väga tõsine alternatiiv egokesksele automaatsele elule. Sest teadvuse kesksus toob välja aruka inimese. See on otseselt mõttes homo sapiensi. No ma loodan, et inimesed ei solvu selle peale, aga see paraku on niimoodi. Sest kui kas või uurida seda, kes saab aru, nagu kui ma räägin, kuulan või teen midagi ja ma saan aru, et mis osa see saab aru,
siis inimene jõuab alati enda teadvuse juurde, tõelise mina juurde. Mõte pole kunagi midagi aru saanud, emotsioonid veel vähem. Nii et kui teha väikene selline uuring endaga ja avastada, et näed, aga ongi ainult üks osa, mis saab aru, mina saan aru. Ja mina mõistan ja mina saan aru, kuidas on vaja teha ja ma saan aru, mida ta ütles ja ma saan aru, mis minuga toimub ja mis üldse maailmas toimub. Et see ongi ju aruka inimese tunnus. Nii et täna inimesed ei tea isegi mis see teadvus on. Teadlased otsivad seda, aga kui sa räägid, et olge teadlikud prügi maha viskamisest, ärge visake prügi maha, eks ole, olge teadlikud. No see inimesed kontrollivad seda ja on tõesti teadvel nendel hetkedel, ei viska konisid maha ja prügi maha. Aga nad ei saa aru, mis asi teadvel olek ise on. Nii et seda sõna kasutatakse, mitte ainult sõnana, vaid ka tegevusena, aga ei saa nagu kätte, mis fenomen see on. Aga see on kõige olulisem fenomen üldse inimese elus. Sest see on see, mis sa oled. Ja see on see, mis võimaldab sul nagu aru saada, mis toimub ja arukalt elada ja tegutseda. Lisaks on veel surematu ka. Muidu, kas teadvel olles on võimalik üldse koni maha visata ehk halba teha? Kui on automatism, siis ikka. Siis sa ei ole teadvel ju. Aga võid ka teadlikult visata. Jah, siin on erinevad variante, sest need variandid ilmuvad siin nüüd nagu lagedale, sa saad kasutada 11, 3, 4, 5, eks ole. Ja. See väli läheb nagu suuremaks, siin ei ole ainult keelud või lubadused, kas roheline või punane tuli. Siin ei ole selliseid tulesid. Meil oli mõned aastad tagasi oli ka üks tantrateemaline teadmiste tee ja sealt on kirja pandud üks selline lause, et iga tantra lõpeb püsiva saavutusega, mille puhul tantrat enam vaja ei ole. No vot kui hästi ma juba tol ajal ütlesin siis. Nii ongi. Nii ongi, jah. Sest see muutub niivõrd loomulikuks või tavaliseks, et see ei ole enam tantra, see ei ole enam mitte midagi, see on elu kooskõlas, ma ei tea, kosmosega või. Sa nagu oled integreerunud sinna. Nii kaua, kui me alles jõuame sellele, läheneme sellele loomulikule olekule, me võime öelda, rääkida tehnikatest ja tantratest ja joogast ja millest iganes, siis need nimetused kõik nagu töötavad, eks ole. Aga kui sa pole jõudnud sellesse, siis ei ole nimedel, tehnikadel, praktikadel üldse mitte mingit tähendust. On nii. Kui sa lähed ülikooli, sa oled üliõpilane, aga lõpetad kooli ära, enam ei ole üliõpilane. Siis sa oled juba mingi eriala inimene, eks ole. Nii et kõik need vajadused, nimetused nagu lihtsalt kaovad ära, sest sa oled selle realiseerinud. Aga nendel sidadel on ju ka ikka nimed. Sidadel nimed või? No kuidagi peab nende kutsuma ju. Nimetama ju. Mõtled, et nimedel tähtsust pole, miks peaks? No kui sidadest rääkida, siis sidad, kes on siis saavutanud sellise vabaduse või kohe saavutavad, siis nad võtsid ise nimed endale. Ja nende nimi kajastas seda saavutust, milles nad olid. Ja see lihtsalt on nagu, ma ei tea, üliõpilane, professor ja nii edasi, eks ole. Koolijuts. Nagu lihtsalt, et kuidagi eristada, eks ole. Palju neid sidasid kokku on ja kas nad on siis kõik ühe koolkonna tegelased või on seal ka erinevaid koolkondi? No traditsiooniliselt öeldakse, et 18 sidat. Meil on nende sidade kujud olemas lillearvas. Aga samas öeldakse, et sidasid on lõputul hulgal. Sest inimese evolutsioon maa peal on kestnud rohkem, kui tänapäeval arvatakse. Nii et sidasid on lõputul hulgal tegelikult. Aga 18 olid siis need, kes panid nagu alguse traditsioonile. Ja mis näitab, et tegelikult on võimalik saavutada selline saavutus.
aga nad ei ole kõik kuidagi ühe ajastu tegelased? Ei ole. Nad on erinevatel ajastutel olnud ja mis on küll oluline, on see, et nad on olnud liiniõpetuse juures. See tähendab, et sidade poolt antud teadmised teistele õpilastele, esialtele ennast realiseerinud sidadeks ja jälle järgmistele ja nii edasi. Nii et siin on järjepidevusliin olemas. See on üks ja sama liin või on igal sellel 18 sida siis oma liin? Tead, on erinevaid nii-öelda liinipanijaid või alustajaid. Kõige esimene neist on Shiva, kutsume esimeseks joogiks, eks ole. Tema on esimene, kes jagas need teadmiseid oma õpilastele. Ja tead, ma ütleks niimoodi, et pole väga oluline, kust kohast inimene alustab oma teed. Ehk millisest liinist. See on nagu, kui ühele sobivad emotsionaalsed asjad, siis peab sealt alustama. Kui inimesele on omane mõtlemine, siis ta alustab sealt. Kui inimesel on oluline distsipliin, siis ta alustab sealt. Kui tal on oluline seal, ma ei tea, mingi kugri-mugri, siis ta alustab sealt. Jah, aga kõik lõpeb ühes kohas ära. Inimesed jõuavad sinna, kui jõuavad erinevatel aegadel, eks ole. Et komistuskiviks siis ikkagi saab enamasti ego ja jah, ega siin rohkem probleeme tegelikult ei ole. Ego on selline, see on ka looduslik nähtus tegelikult, eks ole. Ta on automatiseeritud isiksuse osa. Ja ta on väga vajalik, sest ilma selleta on päris keeruline ju ellu jääda, nagu öeldakse, sest arvukus ehk teadvuse arenemine siis selles arvukuse võtmes ei ole kunagi olnud populaarne, pole kunagi olnud esimesel kohal. Alati on tegelikult õpetatud niimoodi, et jäta meelde, tee järgi, sellise stiilis, eks ole, tuubi pähe ja ehk see on tegelikult selle automatismi kujunemise lugu. Ja et inimene on niimoodi üles ehitatud, et tema alateadvustatud osa on väga aldis õppima, eriti noorest peast. Ehk ta imeb endasse sisse kõik need järgi tegemised ja kuulmised, mida ma olen kuulnud seal ja kõik töötab väga hästi. Ja siis sellest kujuneb välja automatismi selline selline nagu mudel. Sinna lisatakse pärast juurde teadmist ja ehk arendatakse seda mudelit. Aga inimese enda teadvuse omadused on siin loomulikult kasutuses, aga mitte spetsiifiliselt esile tõstetud. Ja niimoodi kujunebki mudel, mis tegelikult kasvab üle pea, nagu öeldakse, ja hakkab siis elu täiega juhtima. Sest selles mudelis on olemas kõik kirjas, mida on vaja tegelikult selleks, et inimene jääks ellu. No nagu umbes AI täna. Mudel, mis töötab väga hästi, teab kõiki asju, eks ole, no veel teha kõiki ei oska, sest ei ole veel tehaseid taga, eks ole. Aga noh, nad panevad siin need asjad ka taha ja siis kui toodab ja on ja nii edasi, eks ole. No masinavärk, eks ole. Loogiline, aru saab, kuigi inimese sellise õppe juures on väga tihti loogikast puudu ja väga suurtes kogustes, eks ole. Nii et see on paratamatu, et niimoodi läheb ja niimoodi on olnud tegelikult kogu aeg. See on selline osa, mis on integreeritud iga inimese ellu, mis peab olema. Ma ei tea, miks loodus on niimoodi teinud, aga võib-olla selleks, et avastada ennast, realiseerida ennast oleks võib-olla keerulisem ühelt poolt, aga teiselt poolt võib-olla, et oleks materjali, millega tööd teha. Täpselt ei tea, aga sellises olukorras me oleme. Kui haridus liiguks näiteks selles suunas, et ta toob rohkem teadvusomadusi välja ja ta teebki seda tegelikult, noh, on koolitund ja õpetaja seletab ja küsib, kas te saite aru. No, paljud sealt siis aru said, eks ole. Ma ise mäletan oma kooli ajast, et kui ma õppisin koolis ja keegi õpetaja seletas, nii et ma kuulasin, et niimoodi silmad olid seal õpetaja peal, et kõik oli täiesti selge, mida ta rääkis. Ma sain väga hästi aru, mis ta rääkis. Aga osad õpetajad õpetasid niimoodi, ma ei saa mitte muhvigi aru. Üldse ei saanud, no ei saanud pihta lihtsalt, nad ei osanud seletada niimoodi. Siis teadvuse areneb edasi just sellisel viisil, et sa saad aru. Tekib arusaamine.
kui see tekib arusaamine, siis nagu ma siin enne mainisin, aru saab ainult üks osa, mitte minu mõistus, vaid mina saan aru. Ja see teadmine jääb mulle eluks ajaks. Kui sa õpid mõistuse kaudu, siis jääb sulle meelde, aga ei saa seda kasutada praktiliselt. Saad mängida küll nende sõnadega ja nii edasi, aga maitset ei ole, kogemust ei ole. Ja ka joogaga muuseas, jah. Nii et kui haridus oleks selline, kus iga õpilane saab aru, mida ta õpib, et mis see sisu on, see oleks suurepärane. Aga tänapäeval on kiirused ja kõik muud asjad niivõrd peale, et keegi ei suuda sellisel viisil õpetada. Nii et siin on sellised, probleem, kogu aeg need probleemid olnud, ega see ei ole tänapäeva küsimus. Mitte, et õpetajad halvad on, lihtsalt see surve on nii suur peal, programmid on nii tihedad. Mina mõtlen, et oluline oleks õpetada isegi vähem, aga niimoodi, et tegiks arusaamine, kui rohkem ilma arusaamiseta. Kas õpetada üldse saab sellise grupiprotsessina või on nagu päris õpetus alati kuidagi üks ühele? Saab grupina ka, aga seal on alati randeid. See tähendab seda, et on osad, kes ei saa aru. Osad, kes ei ole keskendunud või nende fookus on mujal kusagil. Need ei saagi aru, sest neil puutub kontakt, eks ole. Need on igasuguseid. Distsipliin muidugi aitab, seda see on ka koolitatav, hoia oma fookus siin, püsi selles voos, selles selgituses, niimoodi, et sa saaksid aru. See on neil omakorda pedagoogiline probleem, eks ole, kuidas seda teha, sest klassis on igasuguseid, eks ole, vahest õpetaja katkestab selle seletamise voo ära, sest tal on kedagi kanseldada, siis on need, kes aru said, ei saagi aru sellel ajal, sest vale teema tuleb sisse, see õpetaja jätkab protsessi, enam ei saa midagi aru, sest see vaheprotsess on nüüd aktiivselt siin peal, eks ole, ja siuksed nagu protsessid, sellised dilemmad on. Need on igal pool. Ja. Või naaber torgib midagi, joonistab või kritsetab. Siuksed elementaarsed tähelepanuhäired, ma ütleks. Natuke teemast kõrvale, kui jutt juba sinna peale läks, et kas joogaõpet ka kuidagi saaks tänapäevastada, kaasajastada või sest mingi selline võib-olla väär, aga klassikaline arusaam sellest, kuidas guru õpilasi õpetab on umbes see, et ma ei tea, minnakse kuskile mägedesse, siis istud seal külmas ja käid mööda sütt ja vahepeal saad bambuskepiga üle turja. Aga sa räägid siin AI-st ja asjadest, et... Tead, see on inimese ettekujutuses, kuidas käib õpetab, kuidas guru õpetab. See on siuke kuskilt raamatutest loetud võib-olla või lugudest kuuldud või et tõenäoliselt on mingid kuulsad õpetajad, kes on jätud sügava jälje kirjandusse, keda siis tsiteeritakse, näidatakse ja nii edasi. Kuid tegelikult on vaja ka gurust aru saada, miks ta teeb niimoodi. Et guru teab, mida ta teeb. Õpilane, kellega ta teeb seda, ei pruugi üldse teada, miks ta teeb niimoodi. Ja siit võib tekkida vastuseisusid, õpetaja kritiseerimist, äraminekut, mida iganes. Õpetaja teab, miks ta teeb seda. Tavaliselt õpetaja algfaasides viib õpilase sellisesse seisundisse, kus ta peab vabastama endast viha, raevu, vastuseisud, tahtmatuse, laiskuse ja kõik siuksed inertsuse ja kõik siuksed psühholoogilised automatismid, mis tegelikult takistavad õpilase praktiseerimist, fookuse hoidmist, pikaaegset mingite praktikate tegemist ja nii edasi, seda nimetatakse puhastumise protsessiks. See on kõige ebameeldivam protsess üldse jooga juures. Ja. Aga ta on vajalik, sest ta valmistab rahuliku pinda ette. Ilma selleta ei ole võimalik lihtsalt. Aga siis need õpilased, kes selle protsessi käigus nii-öelda rajalt maha pudenevad,
kas siis võib öelda, et neil pole määratudki edasi jõuda või on seal ikkagi, et mõne teise õpetajaga, teise metoodikaga oleks saavutanud midagi? Võib-olla. Kõik sõltub kiirusest ja õpetajast. Et kui õpetaja on kaunis radikaalne, siis no ei pidanud vastu, läks minema, tuleb järgmine elu tagasi või varem natukene on ju. Ja samas vaata, õpetaja ei saa ka poputada õpilasi liiga, sest siin tekib see positiivne see suhe, individuaalne suhe. Ja see tekitab sõltuvust sellisel inimlikul tasandil. Aga see muutub järgmiseks probleemiks, sest õpilane hakkab see õpetajat imetlema ja praktiseerib ka, aga see imetlus kaalub üle tema arengu. Nii et see on siuke teema, et see on siuke väga selline doseerimise teema, eks ole, kuidas teha. Muidugi parim õpetaja võib-olla on selline, kes on tõesti neutraalne. Tuli, räägis talle ära omad asjad, eks ole, vaatab, praktiseerib, ei praktiseeri, no seda siis olla. Ehk õpetaja ei ela kaasa õpilasele, vaid säilitab oma neutraalsust, oma puhtust. Tõenäoliselt see on parim õpetaja. Aga ta näeb välja võib-olla, ta ei hooli must ja ta ei räägi minuga ja meil puudub isiklik suhe ja kõik sellised teemad. No mingid egod hüppavad üles ja ütlevad, kuule, no loomuga kontakt, eks ole, no mul on seda vaja, eks ole, mul on vaja positiivsust ja nii edasi, et mul on vaja tuge, ma tahan su käest küsida ja räägi mulle nendest asjadest. Õpetaja saab väga hästi aru, et see on ego. Ta ei taha ego kasvatada, ei positiivset ega negatiivset, sest see ei ole eesmärk. Eesmärk on sellest vabaks saada. Ja siis või lähevad ära, sest õpetaja on nii külmu vastu. Igasuguseid viise on. Aga õpetaja vaatest on see protsess alati selline neutraalne ja altruistlik, kui on seal ka sellist elementi vahel, et ma ei tea, meil siin olümpia käib, et nagu treener, eks ole, et tahad, et see õpilane nüüd tuleks kulla peale või hõbeda peale. Tead, kui õpetaja mõtleb sellisel viisil, siis ta peab ise praktiseerima. Ja. Õpetaja peab aru saama, et õpilasel on oma teekond, oma elukeskkond, oma tegemised ja nii edasi. Ja ta saab teha parasjagu just nii palju, kui ta saab. Ta ei saa teda forsseerida, ta ei saa teda aeglustada, ta jätab ta sellisesse suppi või miljöösse, kus ta parasjagu on. Jätab vastutused tema peale. Ma usun, et see on parim. Nii, aga me selle aru peale vist jõudsime ego juurest, et ma tuleks selle juurde korraks tagasi, et ego on ka selline, ma ei tea, igasuguses eneseabi kirjanduses, õpetuses hästi levinud mõiste, eks ole, räägitakse, kuidas egost vabaneda ja ületada ja ego surmast ja millest kõigest. Mis selle egoga siis teha tuleks, kui üldse midagi? Aga määratleme ära, mis see ego on. Ego on tõelise mina kunstlikult loodud identiteet. Ehk see on identiteet, mida inimene kogeb või elab läbi, kuid ei ole tegelik identiteet. Selles valeidentiteedis sisalduvad kõik teadmised, mida me oleme omandanud elu jooksul, kõik soovid, tahtmised, mittetahtmised, vastuseisud, emotsioonid muidugi, mõtted ja nii edasi, mis juhivad ka meie elutegevust. Ehk see on selline väga keeruline masinavärk, mis suudab ühel või teisel viisil hakkama saada ükskõik missuguste eluliste probleemidega. Ühel või teisel viisil tähendab lahendada hästi ja ka mitte lahendada neid, tekitada konflikte hoopis. Tõeline mina on see, millena inimene ennast tegelikult kogeb, kui ta ei ole kaasatud läbielamistesse. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kui ma näiteks läheksin emotsionaalseks, ma tunnen, et ma olen emotsioon ja siis etendan seda emotsiooni, nagu ta on ja räägin vastavaid sõnu ja
ja keegi kõrvalt küsib, et no oled emotsionaalne, jah, ma olen emotsionaalne. See tähendab, et ma olen nüüd emotsioon. Kui see mõni positiivse emotsioon, siis mul tundub, et ma olen nüüd see emotsioon. Kui ma mõtlen, siis kõik mõtted on mina võtmes, tähendab mina ja nemad on siin kogu aeg sees. Siis mulle tundub, et ma olen mõte. Kui mõte ütleb, et ma olen rumal, siis ma tunnengi ennast rumalalt. Mõte ütleb, ma olen tark, siis ma tunnen ennast teistmoodi. Mõte ütleb, et tee seda, siis ma teengi seda. Mõte arutleb, aga äkki teeks teistmoodi või todamoodi, siis mulle tundub, et mina arutlen. Võt kõik see kokku tegelikult niimoodi hästi laialt võttes ongi ego. Aga siin on üks huvitav nüanss. Me tõenäoliselt oleme rääkinud sellest siin saates ka, eks ole, varem. Iga inimese sees on üks osa, mis paneb tähele, et vot nüüd tuli see pagana mõte. Ehk ma suudan seda mõtet registreerida. Või ma suudan registreerida, nüüd tõuseb mingi emotsioon või nüüd tekkis hea emotsioon. Ma registreerin selle teket. Ja vot see, kes registreerib neid asju, see ongi teadvus. See ongi tõeline mina. Kui see tõeline mina asetada nüüd versus kogu see automatism, see ego, eks ole, siis tõeline mina on siin alati ainult vaatleja staatuses. No puhtalt tähendab, ma ei ole läinud kogemusse. Ja vot see puhas mina toob välja tõelise identiteedi. Miks ta on tõeline identiteet? Sest kui ma kogen seda, siis ma saan aru, et see olengi mina. Et ma ei ole midagi muud. See ei ole ettekujutus, millest ma räägin, see on puhtalt kogemuslik arusaamine. Mina nimetan seda tõeline mina. Ja nüüd, kui ma lähen kogemusse, ma unustan enda kogemise ära ja vahetan enda kogemise mingi protsessi kogemise vastu. Ja siis ma tunnen, et ma olen see protsess. Kui see protsess vaibub ära, võin ma uuesti kogeda ennast kogemuseta ehk puhta minana või tõelise minana. Vot selline saalimine käib niimoodi sujuvalt edasi-tagasi. Märkamine, ma toon veel kord selle esile, on see, kus ma olen puhtalt mina ise. Ilma kogemuseta või arusaamise hetk näiteks. Ja läbi nende hetkede tegelikult paljastub see tõeline olemus. Nii et see ei ole mingisugune udu, millest me räägime, mingi teooria, vaid see on reaalne protsess. Ja nüüd, kui inimene hakkab uurima, kes see siin on siis, kes niimoodi nagu aru saab ja eristab ja. Vot siis ta hakkab uurima ja avastab iseenda. Kui ta uurib seda mõtete kaudu, et mõtted arutlevad, kes ma siin olen, siis ta ei jõua selleni. Selleni on vaja jõuda ainult kogemuslikult. Sest see on tee. Ja kui ta avastab, siis ta avastab, et on hoopis midagi muud. Ja see avastus on väga tervendav. Väga tervendav. Ja kui ta avastab, et kes ta on, siis ta avastab, et teda ei häiri üldse see mõtete voog, mis räägivad minevikust, tulevikust, probleemidest ja nii edasi, ei häiri emotsionaalne osa. Ta saab aru, et ta on tegelikult häirimatu või rahu ise. Ja see on niivõrd tervendav kogemus. Aga siis ta hakkab kohe mõtlema ja kohe unustab enda olemuse ära, ehk ei teadvusta seda enam, läheb kogemus ja nüüd see ongi kadunud. Ja siis hakkab mõtete kaudu siis see taastamise protsess. Kuidas see ikkagi oli, kuidas ma ennast ikkagi tundsin, ja mõtted annavad nõu ja tee seda ja toda, püüab ja ei saavuta seda enam. Sest ta juhindub kogemusest ja mitte enda olemasolu kogemusest. See on see viga, mis tehakse. Ja kui sa seda avastad, kes sa tõeliselt oled, siis sa püsid iseendana. Sest sa saad aru, et see on väärtus. Ei saa muidugi unustad sellest, lähed kogemusse, siis taastad
selle, meil on siin mingi tehnoloogiad oleme siin olemas ja ma olen seletanud, kuidas seda saavutada. Ja kui sa rohkem ja rohkem niimoodi nagu treenid, et harjutada ennast iseendana olemisega ja mitte automaatselt kogemusse laskumisega, siis sa hakkad avastama, et sa oled hoopis midagi muud. Ja elu, mida sa siit avastad, on ka hoopis midagi muud. See on väga suur muutus. Ja kui sa oled juba siia kinnistunud, siis hakkab peale Siddha Tantra. Siit võiks siis järeldada, et selle egoga ehk selle võltsidentiteediga, et seda ei ole vaja kuidagi, ma ei tea, hävitada, purustada, mida iganes taga teha, vaid lihtsalt mitte samastuda temaga ja ongi kõik. See on Siddha Tantra vaatest. Ja kui me vaatame teisi metoodikaid, näiteks algtaseme kriia joogat näiteks, eks ole, siis see õpib keskenduma, on fookust paigal, mitte viima teda mõtetele. PC näiteks on hea näite kriia joogast tegelikult. Avastan mingisuguse mõtte, vabastan ennast sellest ehk korrigeerin, avastan emotsiooni, vabastan ennast sellest ehk viin läbi puhastuse protsessi. Ma puhastan, see on ju aktiivne kriia jooga tegelikult. Ja läbi selle stabiliseerin enda olemasolu, enda emotsionaalset taset, oma mentaalset taset, füüsilist keha. See on stabilisatsiooni protsess. Nii et siin on väga palju tehnoloogiaid, mis töötavad selle egoga. Egot tappa ei ole vaja. Kõigepealt on vaja tast aru saada, mis asi see on. Ja sest vaata, ego on niivõrd võimas, kui sa vaatad kogu meie maailm, tööstus, teadus, suhted, kõik ühiskonnad on kõik üles ehitatud ainult egole. Ja vaata, milline jõud ja võimas masinavärk see ju on. Siin on ju tohutult energiat sees, tohutult teadmiseid. Ehk enne kui sellest vabaneda, tuleks aru saada sellest mehaanikast ja nendest komponentidest ja siis vabaneda ja saada osa sellest energiast ja teadmisest nagu mina käsutusse. Mulle vahel tundub, et nende vabanemistega inimesed jooksevad ummikusse seal, et sellisest rämpsust nii-öelda on väga lihtne vabaneda, eks ole, et saad aru, et ma ei tea, halbu mõtteid pole vaja ja negatiivseid emotsioone pole vaja, aga kui see on tehtud, et siis sellised, ma ei tea, nii-öelda väärtuslikumana tunduvaid asju on märksa keerulisem välja visata, eks ole, seal kallist serviisi ja värke, et... Ja. Ma mõistan, mis sa mõtled. Võtta... Iha on üks selline sõna, mis kirjeldab kõiki neid egoambitsioone. Meil on erinevad ihad. Tahan saavutada seda, tahan saada seda, tahan lahti saada sellest, see on ka iha, eks ole, see mulle õudselt meeldib, see on jube vastik, no kõik ihad tegelikult. Aga kui sa hakkad vaatama, kas need ihad on siis tõelise mina teadusomadused, vastus on väga lihtne. Ei ole. Need on nähtused, mis asuvad siin samas kuskil sinu siseruumis. Kui sa hakkad uurima, mida nad siis teevad? Mida nad teevad? Võtavad juhtimise enda kätte ja juhivad sind tegema neid asju. Väga sagedasti on need asjad täiesti absurdsed, mida nad sunnivad tegema. Vahest on need just nagu head asjad, kasulikud, eks ole. Aga kui me räägime sellest suhtest, aga kes neid protsesse juhib? Kas siin peab üldse mingi juht olema? Ja kas protsessid juhivad mind kui teadvust või olen mina suuteline neid protsesse juhtima? Ehk me ütleme joogas, et need protsessid on šaktid, need on energiad, eks ole. Kui mina juhin neid energiaid ilma egota, on tõenäoline, ma saavutan samasugused tulemused. On ju? Kui me räägime Siddha Tantrast. Nii et siin ei tasu karta seda, et mingisugused ambitsioonid jäävad tegemata, mingid asjad saavutamata. Küsimus on sellest, kes juhib mängu. Kui ego juhib mängu, siis tuleb siia juurde kindlasti liita üks selline sõna nagu karma. Karma tähendab seda, et mida külvad, seda lõikad. Ehk selliseid tulemusi saad. Aga need tulemused ei jää mitte sulle,
tõelisele minale, vaid hoopis egole. Mida rohkem sa ego kasvatad, ükskõik missuguse ambitsiooni tulemusena, seda suurem tõenäosus on, et sul tuleb sellega teha tegemist uuesti. Sest siin on üks oluline nüanss, mida ei taheta arvestada. Nimelt, see ei ole selline koht, mida saab nagu tõestada inimestele, kuid öeldakse niimoodi, et teadvus on surematu, see on igavene. Teadvuse vabanemine egoküüsist, selle juhtivast jõust, annab inimesele vabaduse. Kui inimene ei ole vabanenud egoküüsist ehk kogeb kõik neid mentaalsed, emotsionaalsed protsesse, kogu automatismist teda läbi elu viivad, siis ta loob järgnevaid sõltuvusi. Sest see on protsessi keskne kirjeldus. Ja kui sa alustad mingi protsessi, siis sa arendad selle protsessi ju edasi, eks ole. Ja nüüd, kui tekib moment, kus inimene sureb, sest tema eluiga sai otsa, siis ega need protsessid kuhugi koos sellega ära ei kao, nad jäävad ju ilmaruumi alles. Sest igal pool on ju meie näpujäljed juures, eks ole. Me oleme teinud seda. Ehk kui inimene näiteks mõtleb, mida ma siis olen elus saavutanud, näiteks mul on see varandus ja mul on need asjad, siis ta tunneb ju, et ta on omanik. See on mina osa. Ja nüüd, kui tekib uuesti sünd, siis ta sünnib sellesse karma saavutusse, et sealt jätkata oma protsessi. Ehk jätkata neid protsesse, mis ta siis siin nii-öelda pooleli jättis. Kas just samas vormis või mitte, aga vähemalt samasuguste ambitsioonidega. Samas paneme kõrval ühe teadmise. Kogu inimese elu on ainult selleks, et aidata tal saada egost vabaks. See on sidade tõdemus. See on nende avastus. Nii et siin tekibki siis veel kord dilemma, võtame veel kord kokku, eks ole. Kas olla kaasatud egokesksetesse protsessidesse, luues endale inkarnatsioonide ehk evolutsioonilise lõpmatu ringi, lootuses või ootuses, et kuskilt tekib siit ringist väljapääs, mis on tegelikult põhjendatud, see väljapääs on alati inimestel olemas siin, või lõpetada see ring käesoleva eluga ja väljuda sellest tsüklist. Sellest tsüklist väljumisest on paljud rääkinud, Buda on rääkinud, valgustunud, kõik räägivad sellest tegelikult, sest nad teavad, mis tsüklid need on. Ja need tsüklid ei paljastu enne, kui inimene, kes sellest räägib, on ise väljunud tsüklitest. Sest ta hakkab nägema siis, ehk aru saama, kuhu inimese teadvus tegelikult on klammertunud, millistesse kogemustesse ja mida ta nendega siis koos toodab. Ja. Et tegemist on teadvusega, mis on siis kogemustes, aga teadvus on kogu olemasolu põhjus, kogu universum olemasolu põhjus. Siis see tähendab ka loomingut. Ükskõik, kas ta on positiivne, negatiivne, meeldiv, ebameeldiv, suurt vahet pole. Nii et teadvus ise keerutab, nagu öeldakse, prakritit ehk ainet ja loob siis karmat ja ta ei tea seda. See on teadmatus, ignorantsus, sest ta ei tea, kes ta tegelikult on. Sa kunagi ütlesid ka sellise lause, et kõik su soovid on karma või nad loovad karmat, et see on siis see protsess. Ja mitte ainult soovid, vaid ka tegevused, ka tegevusetused. Ja. Aga kui vaadata läbi sidatantra pilgu, siis võiks öelda niimoodi, et siin neid soove ei ole, et siin on ühtimine loodusjõududega. See nagu, vaata, kuidas ma seletan seda, püüan seletada seletamatut natukene. Et
sida teadmistes me teame seda, et eksisteerib 2 olulist nähtust. Üks on staatiline teadvus ja teine on dünaamiline teadvus. Staatilist teadvust nimetatakse Shiva ja dünaamilist teadvust nimetatakse Shakti. Ehk Shakti on Shiva dünaamiline teadvus. Inimese puhul tähendab see seda, et staatiline olemasolu on Shiva ja meie liikuv tähelepanu fookus on Shakti. Ja kui need 2 sulavad kokku, siis moodustub tervik. Aga see tervik tähendab seda, et see on nii seisev, paigal seisev kui ka dünaamiline ehk liikuv. Ja tänu sellele, et sidade avastuse järgi kõik maailm on loodud, kogu maailm on loodud ainult nendest 2 komponendist, siis siin tekib ka nendega ühtimine. Ja siit võib-olla hakkab terendama arusaamine, kuidas on võimalik käia ühte jalga kogu loodusega. Ja siin ei ole egotsentrismi olemas, sest see on laustunud. Ja kui selline ühte jalga kõndimine või olemine, kõndimine on nagu vale asi, aga nagu olemine või selline nagu tekib, siis ei saa olla ka vigu, mida tehakse. Ja ei ole ka sellist, et ma ei tee mitte midagi, ma ei võta osa mitte millestki. Sest see dünaamika on loomulik. See on teadvuse staatilise dünaamilise osa liikumine. See on kogu aeg olnud liikuv. Maailma algusest peale. Et see ei tähenda seda, et nüüd, ma ei tee mitte midagi enam. Ja ei või mitte midagi teha, rääkida, aga nii edasi. See on kõik ettekujutus, et siis kaovad motiivid ära. Motiividena kaovad ära, aga tegevus, mis kõrvalt vaadatuna nagu jätkub ja millele võiks anda nime motiiv, on tegelikult sealtpool motiivitu. See on spontaansus. Aga mitte rumal spontaansus, vaid arukas spontaansus. Samastumistest loobumine mõnikord inimestest tekitab ka sellist hirmu, et sa nagu annad ära oma sellise identiteedi, eks ole. Et kas ja mõnikord väga suurt hirmu või võib-olla lausa surmahirmu. Et kas see protsess saab käia kuidagi nagu leebelt ka või ongi see läbi selle, et sa peadki olema piltlikult öeldes valmis surema selleks, et muutuda surematuks? Tead, ma ütleks niimoodi, et igasugune hirm on võrdne teadmatusega. Teadmatus tähendab seda, et ma ei tea, mis järgneb. Ma ei tea, mis siis saab. See on selline ette teadmatus. Ja kui sa küsid enda käest, kes ma tõeline mina olen, eks ole, et kas see on minu hirm? Siis vastus on, see ei ole minu hirm, see on ego hirm. Ego kardab. Ehk see masina värk, tal on hirm sisse integreeritud, sest ta peab hirmu tundma, sest vastasel juhul ei ole ta piire. Sest piirid on vajalikud selleks, et need ületada. Miks ole? Sest teise pool piiri, ma mäletan, ma ei tea, millal mul endal need hirmud kunagi olid väga-väga ammu, aga mäletan, et oli jah hirm, eks ole, ületasid hirmu, mitte midagi juhtunud, midagi hullu nagu. Aga see, mis sa sealt avastasid, see oli kuulda väärt. Nii et hirmu tuleks ületada võimalikult lihtsalt või leebelt. Mis see tähendab? See tähendab, et ei tohiks luua mingisugust erilist lugu selle hirmuga seoses. Ette kujutleda mingisuguseid asju ja teda võimendada ja mida iganes. Põletan kõik sillad, eks ole. Ja midagi sellist, et seda pole vaja teha. Ja siis, kui sa ise ei kütta üles see hirmu, siis ta ei ole väga suur. Aga see tähendab alati seda, et
Seal on hea nagu võib-olla meeles pidada, et kui sa ületad hirmu, siis sa tegelikult saad midagi hoopis juurde, mitte ei kaota, vaid saad juurde. Ehk ma kunagi tavatsesin öelda, et hirm on selline barjäär teadaolevaga. Et sa oled siin pool, kõik see, mis on siin pool. Ja see barjäär on siin ainult selleks, et sa ei puuduks kokku mingi uue asjaga. Et sa oleksidki rumal, püsiksid oma hirmu taga. Aga kui sa lähed siit läbi, siis sa avastad täiesti uue perspektiivi, vähemalt selles osas. Nii et, ja sellega võidelda pole vaja. Seda hirmu piiri võib ju vaadelda. Te oled selle piiri peal ja siis teadvustad, mis kehas toimub, mis mõtted toimuvad peas, eks ole, milline on sinu enda positsioon siin, ehk mina positsioon siin, millised energiad liiguvad ja sa võid sellest piirist ju tagasi astuda sammukese. Rahuneda maha ja astuda veel kord lähemale. Ja pane tähele, hirmu vähemaks jäänud. Ja veel kord astu samm tagasi, võib-olla 2. Astu veel lähemale pärast tagasi, uuesti, eks ole. Ja siis see kõik nagu laheneb, surve läheb väiksemaks. Lõpuks astud üle, et see on näedatud üks niidikene oli ees, eks ole, ei ole terve mingi siuke tohutu värav, eks ole, siuke. Nii et minu meelest on see hea viis niimoodi, mitte kohe, vaid niimoodi lähemale ja tagasi, lähemale ja tagasi. Vaataks korra, mida vaatajad on küsinud ka, kuulajad. Mis siis saab, kui inimene väljub elude või karmatsüklist? Seda nimetatakse sidaks, saab vabaks. Vabaks, jah. Mis saab? Ta on saanud selleks, mis ta on. Ta lihtsalt jätkab sellena, jätkab vabaduses. Sidad on kõik vabaduses. Ja. Kui näiteks vaadatakse meie templi alal ringi, eks ole, meil on seal erinevad murtisid, siis neid loodusjõude kehastavad sellised kujud, eks ole. Neil on igal ööl oma töö, nad on igavesed. Näiteks Kaala Bhairavar. Tema see, kes valitseb aja üle, erinevate tsüklite üle, valvab ja hoiab ja sätib ja nii edasi. On need siis kosmilised tsüklid või isiklikud tsüklid, suurt vahet pole, eks ole. Eluiga näiteks on tema reguleerida ja samas, no ma tea, aasta, mis kulub maatiiruks ümber päikese, eks ole, see on üks tsükkel ka ajaga seotud. No see on, ta reguleerib ajatsükleid. Aga ta ei ole vaba, ta teeb tööd. Igavesest ajast igavesse aega. Ja see peaks olla templi ala peal. Aga sidad, kes on tegelikult saavutanud vabaduse ja sõltumatuse, on templi alast väljaspool. Nad ei ole jumalused. Nad ei ole need võimsad loodusjõud, mis reguleerivad kogu looduses olevat protsesse. Nüüd seetõttu nad tõstetud templi alast välja. Nad ei pühakud, ei loodusjõud, nad on vabad. Nii-öelda neil on erinevaid funktsioone, mida nad võivad võtta, aga neil pole konkreetset sellist loomingust, kogu universumi loomingust antud funktsiooni. Seetõttu öeldakse, et nad on mälu. See on vabadus. Sellist vabadust ei saa kirjeldada nagu sõnadena. Mis asi see on? See vabadus. Seda saab ainult kogeda. Nad alluvad loodusjõududele, juhivad loodusjõude. Vaata. Me rääksime siin sidatantrast, eks ole, et see on teadvus, vaba teadvus ehk piiranguteta teadvus, millest puuduvad egonüansid, ehk see mina on siit puudu, mina. Siin on sulandunud kokku sisse ka teadvus, taotluse jõud, tahtejõud, kriia, ehk on tulnud esile spontaansus. Need ongi sidad.
no spontaansed, vabad ja spontaansed. See on eriline vabadus kogu kosmogoonias. Eriline vabadus. Küsitakse, kas neid vabu inimesi on meie seas liikumas iga päev? Nad ei ole enam inimesed. Nad on üle inimesi. Kui nad on spontaansed, siis see tähendab seda, et igal pool, kus nad viibivad, tänu nende teadvuse puhtusele, kõik korrastub. Kõik sättub loodusseaduste järgi, sest nad on loodusseadused ise. Nad avaldavad mõju lihtsalt oma olemasoluga. Nad ei tee mitte midagi, et midagi paremaks, halvemaks teha. Nad on. Nad on kogu olemasolu, kuidas ma ütlen, nagu kvintessents. Muidugi neile alluvad kõik loodusjõud. Loomulikult. Sest nad on need loodusjõud. Kas need maamuna peal on? Väga keeruline vastus. Või küsimus ja vastus on, ma ei tea. Igal juhul ma olen kuulnud, et nad on ilmutanud ennast vaeste õpilastele. Miks mõni sida on õpetaja, kui võiks vaba olla? Teate, siin on vaja aru saada sellest, et ego jaoks on õpetaja mingi isik, kes on tark, arukas, teab, palju lugenud, palju praktiseerinud, mida iganes, eks ole. Et tal on sellised omadused. Sidad õpetavad, aga nad ei õpeta sellisest tarkusest ehk sellise määratluse kaudu, mida neist arvatakse. Nad on spontaansed. Spontaansus tähendab siin ka teadmiste jagamist. Sest need teadmised, need ei ole nende peas, need pole peadki üldse olemas, sest nad on lõputu teadvus. No kui niimoodi võtta, eks ole. Aga see on täis igasuguseid teadmiseid. Neil on absoluutne teadmine kõikidest asjadest. Aga see ei käi nii-öelda nende peas, eks ole, tiira-taara mälus ja kuskil edasi. See ilmub spontaanselt. Seda, kui kellelegi vaja mingit teadmist, see teadmine tuleb. See antakse neile. See on see spontaansus. Ehk nad ei pruugi tulla istuda koha peal, ajada sinuga juttu siin 1,5 või 2 tundi, eks ole, lihtsalt tehes seda, ma ei tea, mingites raamides, eks ole. Võib-olla tuleb, poetab ühe sõna ja pst on kadunud. Võib-olla niimoodi. Aga võib-olla tuleb istub, ma ka ei oska öelda. Ei tea. Sidad on sööksid ette nägematud. Aga see teadmine on spontaanne. Nii et neil raudselt ei ole õpetaja sellist mentaliteeti, rolli või ego. Ei ole. Küsitakse, kui olen olnud vähese perioodi elus loodusega ühes sammus, aga tundsin, et elu pani mind tagasi karmasse, siis kas see ongi minu õpetus õpetaja poolt? See on vihje sellele, kuidas võis olla. Ja vihje sellele, millega tuleb tegeleda. Et millest lahti saada. Et taas ühte sammu käia. Ja. Mõnikord võib olla nii, et antakse natuke nagu maitsta selleks, et motiveerida või? See on selleks, et anda teada, kuidas on. Et võt nii on ka võimalik. On ju? Ja siis visatakse tagasi sinna, kust te tulid. Et võt nüüd raja ise tee. Hakka nüüd peale oma nende protsessidega, nende regulatsioonidega, puhastamistega, teadvustamistega ja nii edasi, et jõuda nüüd ise selle tasemele. On, siit hakkab peale alles töö. Ma tavaliselt ütlesin niimoodi, et kui inimesed said sellised kogemusi tuleb palju võtta selliste praktikate tagajärjel. Ma tundsin, et ma olen kõikjal olev ja ma tundsin seda, ma teadsin seda, sellised teemad. Ja siis see kadus ära. No näed, kui lihtne, eks ole. Sul anti lipp kätte, näed, see on see saavutus, nüüd võeti käest ära, visati sinna 7 mäe taha. Ja nüüd mine kõnni ise sinna, otsi see lipp üles. Läbi kogu oma selle räga, eks ole. See viitab praktikatele.
lapselt kommi äravõtmine on päris julm ju vahel. jah, see kontrast on väga suur, ma olen nõus sellega. Aga kuidas sa saad teisiti teada? Ei saagi. Ainult kogemuse kaudu saad, sest see, mida sa enda mõistust kuulates lood endale, see ei ole kogemus, see on illusioon kogemusest. Nii et ses mõttes need kogemused on vajalikud ikkagi. Nii, siis küsitakse veel praktilisemat laadi nõu. Et kui ollakse teel valguse teadvusest pimedusse, kus pole varje ehk loomine toimub pingutuseta ja samal ajal elukaaslasega seoses tekib tihti reageerimisi, siis kas tegu on ikkagi egoga või valida tuleks oma elusuund? Elukaaslane on parem õpetaja antud näite puhul. Muidugi on tegemist egoga, loomulikult. Jah. Asja küsimus sulle. Mis on sinu enda jaoks olnud kõige suurem üllatus sidatantras, kui oled sellega tegelenud ja uurinud? Mis võib olla, on natuke võib-olla eristunud, mitte üllatanud, on see, et ma tean seda. Ma tean sidatantrat. Või sa mõtled sellega? Ma ei mõtle midagi, ma lihtsalt ütlen, nendin, et ma tean, mis see on. Ma tean, mis meetod see on, ma tean, mis see on. No ma tean, mis see on. Mitte nagu mingi asjana, vaid nagu süsteemina. Nagu teena, nagu saavutusena. No, kui ma ütlen sulle, näiteks ma tean, mis on kriia jooga, siis seda ma tean süsteemi, ma tean praktikat, ma tean erinevaid astmeid, erinevaid süvenemisi, erinevaid küsimusi, vastuseid, ma tean seda. Kui sa oled näiteks, oletame, et sa oled IT-spetsialist, eks ole, siis sa ütled, et sa tead seda. Ja. Kui sa oskad hästi reklaame teha näiteks, siis sa tead seda. Sa oskad seda, sa tead, sa oskad, sa oled nagu, saad aru küll, mis ta on öelda. Nii IT-spetsialistil kui reklaamitegijal on tavaliselt ka neid asju, mida nad veel ei tea, mida tahaks juurde õppida, kuhu tahaks välja jõuda. Kas sul seda ka on? Tead, veel paljastamata asju on. Ehk välja toomata, välja kirjeldamata. Neid on veel. Aga seda tahtmist nagu seda teha nagu ei ole. Ehk sellised välja toomata, kirjeldamata asjad tulevad lihtsalt ette. Ja siis on vaja nad nii-öelda paljastada nagu. Jah. Sellist mingit sisemist motivatsiooni ja uudisimu ja vajadust enam ilmselt ei ole. Ma ütleks niimoodi, et kui me räägime sidatantrast, siis sidatantra tähendab veel kord teadvuse, taotluse ja teadvustamise ühtsust. Eks siin ei ole enam 3 erinevat asja, see on üks. Ja kui sa puutud kokku mingi tundmatu asjaga, siis see on see spontaansus, mille kaudu sa lähed seda asja vaatama või uurima. Mitte sellepärast, et sul teeks mingi vajadus, mingi motiiv, mingi küsimus, eks ole, kui niimoodi võtta, eks ole. Mingi emotsionaalne motiiv näiteks. See on niimoodi, et ma ei tea, kui neid mõnda teed, jäid vaatama mingit asja. Mis see on? See on see asi. Ja paned tagasi. Midagi taolist. Jah. Üks küsimus on veel vahepeal juurde tulnud, et kas inimeste vahelises suhtes olev õpetaja õpetab läbi raskuste ja takistuste? Tead, suhete teema on väga keeruline üldiselt.
ja selle keerukus seisneb loomulikult egodes ehk kogu selles automatismis, mis on sisse õpitud. Et siin saab kokku kaks täitsa erinevat inimest võib öelda, tegelikult saab kokku kaks täiesti erinevat ego komplekti. Nagu ma siin korra mainisin, see ego komplekt ei ole sugugi väikene asi. See, et sa oled täna egoist, eks ole, eile sa oled nii ja. See on kogu see reaktsiooniline automaatne osa, koos mõtetega, emotsioonidega, käitumisega ja kõige muuga, eks ole. Need on kaks suurt monstrumit, mis saavad niimoodi omavahel kokku. Ja vot siis läheb kas ragistamiseks või on üksmeel või on positiivne, sõltub millised klotsid kokku sobivad või ei sobi antud hetkel. Kas see on nüüd siis nüüd jumalast või teadusest või ma ei tea, vanakurjast kokku pandud, ise armusite ju. Teil endal oli mingi sümpaatia, aga mingisugune protsess on siin taga, mis viib inimest kokku sellisel viisil. Aga miks ta kokku viib? Kas see peaks kannatada koos või? Ma ei usu hästi. Ma arvan, et pigem selleks viib kokku, et õppida ennast tundma teise inimese kaudu. Sest teine inimene on see, kes aktiveerib sinu sees, vaata need automatismid. Iseasi on, mida sa nendega teha oskad. Kui sa teha midagi ei oska, siis sa kasutad neid, sa võimendad neid ja siis on tüli majas näiteks. Aga kui sa oskad siit nagu rohkem välja lugeda, siis võiks ju tegelikult pidada seda suurepäraseks võimaluseks näiteks vabaneda nendest protsessidest. Mitte ainult siinpool vabaneda, vaid ka sealpool vabaneda. Ja sellisel viisil muutuks ülilähedaseks suhteks, kus siis aidatakse teine teisel vabaneda nendest teravatest nukkidest. Ja saavutada lõpuks siis nii-öelda üksmeel, nagu öeldakse. Sellel oleks mingi point. Kui me vaatame seda tavalist pointi, siis tavaliselt on see armumine, lapsed, sõltuvused, kohustused. No mis point sellel on? No elu nagu elu ikka, eks ole, aga sellist nagu sügavat, võib-olla isegi filosoofilisemat pointi nagu polegi üldse. Aga võiks olla. Sest kui siiski iga inimene tahab saavutada ikkagi stabiilsust ja rahu. Ükskõik mida ta ka ei teeks. Siis, miks mitte siin? Siin võiks ju ka see saavutada. Nõudmistega, heidetega, kriitikaga seda ju ei saavuta. Et siin on mida üle kas või mõtiskleda. Sa mainisid ennem, et see teine teema, aga seda 9 šakti pühendust, et sellest ei ole vist ka väga palju juttu olnud, et saad sa seda äkki avada natukene, mis see on ja mis tal seostel on sidatantraga? See on puhtalt sidatantra tehnoloogia. See käib, selle õpetamine käib läbi pühenduse. Ehk see oli vist 2 päeva tihedat kuulamist esialgu ja siis tõenäoliselt pikemad perioodid satsange, et sellest aru saada. Ja see võib olla aastane protsess, võib-olla 2 või 3 aastane pikkune näiteks. See on väga tõsine teema, väga sügav teema. Vajab kaunis head ettevalmistust. Põhimõtteliselt ettevalmistust. Mis ta teeb? Vaata, meile rääkisime siin kriia joogast, eks ole. Et kui kriia jooga rohkem reguleerib, sätib paika, elimineerib, õpib fookust hoidma ja nii edasi, siis see on nagu regulatiivne meetod, mida siis ego kasutab, eks ole. Kui me räägime sidatantrast, siis see töötab hoopis teistmoodi. Sidatantra puhul tähendab seda, et me kaotame enda seest ära kõik need protsessid, mis tekitavad hõõrdumisi.
et hõõrdumist ei oleks, tekiks voolavus. Ja 9 šaktit tähendab 9 energiakeskust, mis nii-öelda inimese keha ja või kehade ülesehituse juures on konstruktiivsed osad, nagu fundamentaalsed konstruktiivsed osad. Ehk selle tehnoloogiaga kaotatakse ära kõik need vastuolulised hõõrdumised. See on teaduse töö, mina töö. Sest seda tantra puhul ei liiguta alt üles, nagu näiteks kriia joogas, vaid ülevalt alla. Ja siia luuakse harmoonia, mis on kooskõlas teadvusega. Mitte mingite muude printsiipidega, vaid teadvusega. Nii et see on 9 šakti pühenduse protsess. Mis te lühidalt? Pikemalt siis saab koha peal teada, keda. Ja pühenduse puhul saab vähemalt midagigi teada. Aga ma ütlen veel kord, et selleks, et saavutada lõpptulemus, selleks tuleb palju õppida. Aga see tõenäoliselt tasub ära. Tantraga seoses tantrat kirjeldatakse sageli kui mingit tüüpi energia transformatsiooni. See on kriia jooga. See ei ole tantra. Okay. Tantra, veel kord, tantra on protsess, kus protsessid viiakse kooskõlla teadvusega. Aga sina räägid mulle kogemustest. Erti seksuaaltantra näiteks või ka tavaline kriia jooga. Need on kõik tegelikult regulatiivsed protsessid, millega korrastatakse närvisüsteemi näiteks, ületatakse mingisuguseid takistusi, luuakse mingisugune funktsionaalsus, kus teda enne ei olnud või öelda rikutud. Ehk saadakse kontrolli alla midagi. See ei ole tantra, see on pigem kriia jooga. Et selline mingis mõttes siis hästi basic tase või? Teate, kogemuste saamine on millegi pärast inimestele väga-väga oluline. Eriti selliste eriliste kogemuste saamine, eriliste läbielamiste saamine. Neid peetakse mingisuguseks vaimsuseks, vaimsuse kõrghetkeks näiteks. Tegelikult see ei ole seda. Sest kui me räägime teadvusest, siis teadvus on kogemuste vaba. Selliste kogemuste tekitamise juures võib rääkida võib-olla natukene igavusest. Et igapäevased kogemused jäävad nagu lahjaks. Tahaks nagu mingisugust teist kogemust või uut kogemust saada, mingisugust ägedat kogemust. Ja siis tuleb võib-olla see seksuaaltantra või tulevad mingisugused ained, mida tarvitatakse, võib-olla veel mingisugused tehnoloogiad ja nii edasi, et saada siis ellu rikkust juurde natukene. Ja kui sinna juurde panna ka selline nagu lugu juurde, et see on jube vaimne asi kõik. Et on siuke eriti high-tech. Kes see siis ei tule, ütle? Ehk siin on selline vale arusaamine, et kogemused on vaimsuse osa. Nad ei ole otseselt vaimsuse osa. Need on energiad, šakti. Aga mida need energiad teevad ilma teadvuseta? On üks väga hea väljaütlemine, et kui šakti ehk energia ehk kogemus on ilma teadvuse juhtimiseta, siis ta on pöörane. See tähendab, et sa ei saa teda rakendada või kasutada rohkem kui vot see hetk, see moment, see aeg, millal sul on.
sina tantra ütleb midagi muud. Shakti on üks sinu osa. Ja kui sa oled ennast avastanud ja sublimeerinud selle energia endasse, siis sa oled tervik. Aga see ei ole selline kogemus, mida saadakse ja minnakse kogema. Ehk tõeline mina laskub kogemusse. See ei ole see eesmärk. See ei ole see protsess. Nii et selles mõttes tuleks nagu endale selgelt teadvustada või vähemalt küsida enda käest seda, et kas see kogemuste jahtimine on ikka vaimsus. Või ta on lihtsalt järjekordne shoppamine, vaimne shoppamine. See on tõsine küsimus. Ma tean, et paljud teevad kõiki neid protsesse, et aktiveerida mingisugust läbielamisi, siis öelda, et see on siuke äge värk, eks ole. See tehakse erinevatel viisidel ja nimetavad seda vaimsuseks. Sõbrad, kas see viib teid välja karmast? Viib välja sõltuvust, sest annab rohkem vabadust juurde. See võib-olla tekitab sellist vastutustundetut spontaansust. Aga kas ei või olla nii, et mõnikord selliste kogemuste käigus inimese saab piltlikult öeldes selle lipu siis, nagu sa enne ütlesid, mis näitab, kuhu on võimalik jõuda ja siis tuleb kogemusest välja ja peab omal käe sinna jõudma või? Võib-olla saab, aga võib-olla ei saa. Sõltub. Kui saab, on hea. Aga kuidas sa siis seda teed käima hakkab siis? Kordab samasugust kogemust? No, see on palju erinevaid küsimusi. Põhimõtteliselt sa ütled, et see, mida meile nii-öelda selle laia tarbe tantra pähe pakutakse, on pigem enesearengu teel takistus kui mingi edasiviivasi. Ma ei ütle, et see takistus on, aga see ei ole õige suund. Aga kuidas siis vahet teha või kuidas selle shoppamise käigus eraldada need terad sekaldest, kui inimene tahab õiget teed käia? Võib-olla on siin üks võimalus siiski olemas, kuidas seda kirjeldada. Kui võtta aluseks rahu ja teadvalolek, ehk teadvalolek, mis annab rahulikkuse. Kui see püsib, on asi õige. Kui see püsib iseenesest, on see õige. Kui see ei püsi, no siis ta ei püsi. Nii, ma küsin siin veel 2 küsimust, mis on kuulajatelt tulnud ja siis tuleme korra selle rahu juurde tagasi. Ma paari sõnaga ütleksin ikkagi nende läbielamiste kohta veel nii palju, et kui keegi nagu väsib ära nendest igasugust läbielamistest, siis võib-olla ta hakkab otsima seda rahu, mis me rääksime. Sest vahest on hea ka avastada, et mingid asjad nagu ammendavad ennast, et nad ei andnud ikkagi seda, mida tegelikult oli vaja, sest ma tunnen seda, et see ei täitnud seda lünka minu sees, mida ma tegelikult otsisin. Siis on aeg vahetada nii-öelda teed. Küsitakse, kas 9 shakti õppele on ka mingid eeldused? Et väga hea oleks, kui inimene läbiks näiteks PC vähemalt 1-3 vähemalt. Tuleks ka Patanjalit õppima, et nagu luua see baas, kust on võimalik siis 9 shakti pühendusele tulla. Sest vastasel juhul läheb see väga keeruliseks kõik. Nii et sihukese soovitus. Okay.
Kas ida-jooga traditsioonis antakse ka vaimseid nimesid inimestele? Kui see on vajalik, antakse, aga põhimõtteliselt ei ole vaja. Sest tõelisel mina pole nime olemas. Seepärast öeldakse, et küsitakse, kes sa oled? Ma olen see, mis ma olen. Tat sammasi vist oli. Ja. Tat sammasi. Ma olen see, mis ma olen. See on nimetu osa tegelikult. Me ütleme küll teadus, see on termin, mis viitab sellele, kui me ütleme nimi, kas nimi on see, nimi on lihtsalt mingi silt, millena sa ennast ei koge. Ja, nüüd see on põhimõtteliselt nimetu. No name on selle nimi. Ja küsimus, kas armastus on ka vastutustundetu spontaansus? Armastusest meil vist on olnud mingi sarja osa, eks ole, jah. Võt armastus vajaks natukene uurimist. See, kellel on armastus, see vajaks natsa uurimist. Kas see on emotsioon, on see mõtted, on see komplekt kokku, kas see vajab mingit ettekujutlust, meenutust, et aktiveerida, kas ta on püsiv või ta kord on ja kord ei ole, ühega on, teisega ei ole. Tasuks suurelt, kas see on mingi püsiv nähtus või ei ole. Kas ta on tendentslik ajaline või on stabiilne, konstantne. Kas ta on rikutav teiste poolt või ta on püsiv. Kas no saad aru, mis jah, tahan öelda, kui ta on püsiv igas olukorras ja ei ole suunatud ainult ühele inimesele või grupile näiteks või ma tea, linnusirinale, eks ole, kui ta on iseenesest püsiv. Ehk ta ei vaja mitte mingisugust toidet, mitte mingisugust allikat, vaid ta ise ongi see püsiv osa. Siis ma ütleksin, et see on õige armastus. No kui püsib, siis ta püsib, eks ole. Aga kui on see teine armastus, mingid teised armastused, siis need on läbielamised. Ego valduses olevad nii-öelda kompleksid, mis käivituvad seal ühe, teise, kolmanda triggeri peale. Igal juhul on see armastus positiivne, jah, sest ta tekitab mingi lähedase suhte kellegiga näiteks või hoolivuse suhte. Mis ego mõttes on ju väga hea tahk. Noh, võrreldes vihaga, raevuga, kannatamatusega ja muude sellise tahkudega. Nii et egol on ka selliseid nagu tavamõttes inimlikke tahke ju väga palju. Ja häid tahke. Nii, aga siis tagasi sidatantri juurde, et püsivast teadvalolekust äkki siis seal kuulelt rääkida, et sellest on küll ka meil siin juttu olnud, eks ole natukene, aga et kuidas selleni siis jõuda ja kuidas see üldse võimalik on või inimesed küsimus tekkida, eks ole. No ma tean, tuleb tolle juurde minna kuulama, rääkima, no tead tolle. Mingi tolle juurde. Eesti keeles kõlab väga hästi, eks ole, mingi tolle juurde. Sinna seisab mäe taha, no ta nii kaugel ei ole, eks ole. Et teema õpetab ju kogu aeg, kuidas seda teadvel olla, eks ole. Mina olen ka õpetanud igate pidi, eks ole. Püsiv teadvelolek. Teate, ega siin teadvelolekul endal ei ole üldse mingit probleemi, et ta kaob ära. Ta ei kao ära. Kui teadvelolek kaoks ära, me oleks minestanud. Aga pole. See teadveloleku teadvustamine libiseb käest ära. Lihtsalt libiseb käest ära. Ta libiseb ära niimoodi, me läheme kogemusse. Ja siis me oleme kogemuses ja me kogemus ütleb, et kuule, et aga kus see teadvelolek nüüd on siin? Märka ära libisemist. See ei toimu järsku, see toimub sujuvalt. Eile täiendõppes oli see teemaks. Ja. Nii et vaata seda sujuvust ja küsi mingil hetkel, kus on mu fookus.
ja nagu sa seda küsid, laksid fookus tagasi. Jah, mingit pingutust. Aga nüüd, kui sa oled avastanud, kus fookus on, too see fookus nüüd enda peale samamoodi. Siis sa avastada jälle, ma olen olemas, ma olen teadvus, ongi kõik. Nagu, no elementaarselt lihtne. Vist lihtsamaks enam teha ei saa. Ja, ja kui läheb fookus jälle kaob ära kuskile kogemusse, küsi jälle, kus fookus on. Avastad, siin. Ja nüüd jälle too enda peale. Midagi keerulist. Mis selle fookusega magades juhtub? Kas ta kaob ära või läheb unenägudele või mõlemat või? Siin on kaks võimalust. Kas fookus läheb nii sügavale, et tunnetusvahendid hakkavad töötamast, siis me näeme nullunenägu. Meil on unenägudeta uni. Eks see tähendab, see puhas teadvus, mis ei teadvusta. See on puhas teadvus. Kui tekivad unenäod, siis see tähendab seda, et kui keegi on uurinud, kuidas ta magama jääb, siis magama jäämine tavaliselt käib niimoodi, et sa nagu vaibud, ehk teadvustamine vaibub, ehk tegelikult lõdvestub. Ja siis hakkavad ruumi, mis on siis teadvustamises, ehk kui ta vaibub, siis sa, no kui sa vaatad edasi, kui sa eksperimenteerid seda, siis sa avastad, et see ruum nagu tekib ja nagu süveneb ja sa satud mingisse ruumi. Mitte seintega piiratud ruumi, vaid nagu põhimõtteliselt. Ja siis sa avastad, et selles ruumis on mingisugused valguse osakesed. Ja need valguse osakesed tõmbavad tähelepanu. Ja kui see tähelepanu võid ühele valguse osakesele, siis tänu selle, et sa oled harjunud minema kogemusse, lähed sa sisse ja oledki unenäos. Ja siis hakkab see teema seal peale, mis iganes unenäos sa oled, eks ole. Nii et põhimõtteliselt on seal variante rohkem kui üks, sa võid ju valida, eks ole, millisesse unenäkku sa lähed. On ju nii, jah? No see on siis see sama teadvuse omadus, ehk see sama üks ja see sama sinu teadvus, mis on praegu siin ja magama minnes on sama teadvus, ega see teadvust ei vaheta, eks ole. Ja. Lihtsalt toimub lõdvenemine, uute objektide avastamine ja samasugune sisenemine. Et siis sa näed unenägust. Seal on ju ka veel joogalikke võimalusi või seisundeid, eks ole, jooga nidra ja turja seisund, et kas neil ka mingisugune roll on või neid ma nagu väga palju ei ole kuulnud, et sa propageeriks? Tead, mis sa neist propageerin? See on nagu kasutamata potentsiaal, 8 tundi saaks iga tööd teha iseendaga. Ei. Vaata, sa pead nagu õigesti aru saama, et olla 24/7 teadvel. Selleks peab valmis olema. Sest esiteks teadvus iseenesest ei maga mitte kunagi. Ta võib ainult minna sellisesse seisundisse, mida nimetatakse siis, nagu sa ütlesid, turja seisund, ja? Või turja tita seisund. See on siis see unenägudeta uni, vot seal on see turja seisund olemas. Aga seal on üks nüanss. Nimelt seal pole mitte ühtegi objekti, mida eristada, sest objekte pole. Sest tunnetusvahendid ei anna mitte ühtegi objekti meile. Aga kui midagi eristada ei ole, siis sa isegi ei saa teada, et sa oled teadvel. See on nagu blackout lihtsalt. See on natuke nagu see kasutuseisund siis. Ei ole kasutuseisund. Me ei saa öelda kasulikud ja mitte kasulikud seisundid, kui me räägime teadvusest. Me saame rääkida fenomenidest. Eks see lihtsalt on. Kui ego ütleb, et see on kasutu, siis see on, no ei tasu kuulata, eks ole. See on umbes nagu, no mis see galaktika tiirutab siin, seis kui paari koha peal on. No ja siis tiirutab edasi. Nii et, ja nüüd kui inimese teadvus seal saab teada, et ta ikkagi on, see on mingi väga müstilisel viisil. Vot siis tegib turja tita seisund. Ehk see teadvus, mis sealt nagu ilmestub, see on su enda teadvus, aga see on selle sügavam või puhtam kiht, nagu öeldakse. Ja kui sa siia kinnistud, sa võid avastada, et sa oled kogu aeg teadval 24/7.
ei lähe suunanägudesse, ei saa vaju kuskile siia maistesse asjadesse. See on korralik selline väljakutse. See pole üldse nii lihtne saavutada. See juhtub, aga kas seda on põhimõtteliselt on võimalik saavutada nagu tahtlikult ka või? Tead, siin see tahtlikult enam ei tööta, sest siin on see ego, vaata, kes tahab seda. Nendel tasanditel ego lihtsalt ei ole enam abimees, vaid on takistaja. Ehk see teadvuse puhtaim olek on vaja avastada, leida. Ilma ego kaasabita. Ehk kui me räägime teadvusest, siis me ei räägi absoluutselt meie egost, meie mentaalsusest, emotsioonidest. Need tööriistad ei tööta siin, nad on liiga robustsed siin, sest nad viivad meid kogemustesse, et teadvusest välja. Kui me uurime teadvust, me kasutame ainult oma võimet vaadata ja heal juhul taotlust. Aga need on kõik vaiksed. Nii et siia ei kõlba igasugused tööriistad, ainult teatud tööriistad. Ehk kunagi ammu ma lugesin mingit sellist lõigu, kus öeldi, et päris jooga algab enne mõtteid. Siis mõtlesin, mis asja on räägida enne mõtteid, mis see tähendab? Täna ma tean väga täpselt, mis asi see on. Enne kui sa üldse viid fookuse mõtetele, vot siin hakkab kõik see tõeline vaimsus ja muutus peale alles. Ja. Enne mõtteid hakkab peale. Sa vaatad nii kavala näoga, nagu sul oleks veel üks küsimus. Ma jäin mõtlema, kas mul on, aga siis mõtlesin, et äkki selle mõttega tõmbaks hoopis joone alla. Miks mitte? Täna selle vestlusele. Ja. Et väga põnev oli, suur tänu sulle. Aitäh heade küsimuste eest. Ja. Loodan, et vaatajatel, mis loodan, olen kindel tegelikult, et vaatajatel oli ka huvitav. Aitäh sulle, teile ka.